Tere hommikust, teine päev Londonis ööga. Tõeline Londoni ilm. Selle ilus, korralik, päris London. Ja, või noh, mitte päris, stereotüüpne London. Yeah. Aga jah, me lähme nüüd pannkooke sööma, Jaapani päraseid pannkooke, mis juhuslikult on meil hotelli lähedal olemas. Ja mind väga huvitab, et kas ma nüüd esimest korda elus saan ilma järjekorrata neid süüa. Et vaatame, kuidas on. Nii, Borough Market, mis on meie eesmärk? Meie eesmärk on leida söörikuid, mis pidid väidetavalt väga populaarsed olema ja väga head, aga esimese asjana me näeme jackfruiti, mis on, ma ei ole kunagi nii suurt seda näinud ja üldiselt. Kas see pole nagu kilohinna kohta üsna okei? Snake fruit. Snake fruit? Jaa. What the hell? Okay. Üli nagu ägedad asjad on siin. Seal on, see on mu meelest kookos on ju seal. Siis ma võtan meile crème brûlée on ju proovida. Okei. Ma võtan äkki selle velvet chocolate'i. Jaa. Kas on veel mingi, mis sa tahaks? Ma tahaks tavalist kreemi oma. Tavalist kreemi oma. Okay. Hi. Can we have like each of those? Just ta süüa. Oh my god, see donut ise, nagu see jahuvesi, vaata. Nii hea. Üli hea. I rate it very good upstairs nagu. Palju need maksid? 4 poundi oli üks. Ja. See on mingi 1000 jeeni või? Ja. Aga kuna ma olen donutites nagu väga suur ekspert põhimõtteliselt, siis ma olen nõus maksma rohkem. Eeldades, et see on väärt seda ja ma ütleks, et see on nagu pretty väärt seda lihtsalt juba selle taina pärast. See tainas on ülihea ja see nagu suhkur, mis siia peale pannakse ka, et see nagu on nii ülihea nagu kooslus. Et on hästi mõnus ja... Jaa, hästi nagu pehme, selline õhuline, et nagu... Nice. Jäi seened. Ja hoopis teistsugused seened kui need, mis meil Jaapanis on. Nii et see on väga tore vaheldus. Jee! Aga nendel on verivorst, verikätt. Nice. Mulle meeldib, kes ta nagu hoiab ennast vaos. Hoiab tasakaalu. Ja vaata, mis väärtused. No nii, oleme Camdenis. Rahvast veits palju. Väga kaootiline. Ei saa mitte midagi aru. Camden Market on turg Londonis, kus müüakse igasugust pudi-padi. Mina läksin sinna lootuses, et leida mingit Taylor Swifti asju, aga reaalsus oli, et mulle ei meeldinud see, kuidas seal oli väga palju võltstooteid või siis need, mis tundusid olevat originaaltooted, nendega oli see jama, et need olid natuke liiga kallid. Ehk siis lõppkokkuvõttes me ei ostnud ikkagi sealt mitte midagi.
me tulime nüüd disainimuuseumisse ja lähme vaatama, mida me lähme vaatama? Tim Burtoni exhibitionit, mis on täiesti välja müüdud. Ja me ostsime mingi paar päeva tagasi piletid ja jah, lähme vaatame. Londonis on palju maju, kus visteeriad kasvavad. Kui aga mõelda, et nendes majades reaalselt elavad inimesed ka, siis ei tahtnud nagu väga kauaks sinna jääda. Ehk siis tegime ruttu oma pildid, videod ära ja liikusime edasi. What? Kui sa tahad cosplay'da endast Queen of Englandi, siis see on sinu võimalus praegu. See näeb nii kole välja. Et mulle meeldib, et ümberringi on kõik hobused, siis mingid veel characterid ja siis tuleb Queen of England, nagu endine Queen of England. Ja see dollar tal kaelas. Jaa. Nii, ja meie lähme nüüd kuhu? Me lähme siis sööma fish and chipsi. Lõpuks ometi mu esimene, ma olen nädal aega Inglismaal olnud ja ma ei ole siiamaani fish and chipsi söönud. Jah, et ma saan võrrelda siis oma esimese fish and chipsiga, mis oli söödud jaanuaris. Šotimaal? Ja Šotimaal, ehk siis teisel pool UK-d põhimõtteliselt. Aga see pidi nagu väga hinnatud koht olema, et loodame parimat ja varsti siis näeme, milline see kõik välja näeb. Ja ma olen mingi nädal aega põhimõtteliselt Brightonis olnud mere ääres, kus oleks ideaalne olnud mere ääres rannas istuda ja fish and chipsi süüa. Ei, ma ei teinud seda. Aga milleks? Milleks? Aga jah, nüüd me oleme Sohos, siin on siuke vibe, kõik väljas chillivad ja jah, lähme vaatame. No nii. We're going to do £45 each. Oota. Nii, seda siis panen siia peale. Mina lihtsalt nagu tipiks selle sisse. Okay. Et nagu... Aga kuidas see erineb paneeritud kalast, nagu Eestis sügavkülmas müügil on? Eriti erinegi. Ei erinegi. Tavaline lapsepõlve söök ju. Jah, ongi. Oh my god. Ülihea. Tahad proovida? Jah. Oh my god. See on nii hea. See on täiega hea. Aga nagu... Ma sain enne reis oma boonuse kätte, ma arvan, et siin restoranis see läheb. Nagu
võrdluseks, siis need hinnad on üsnagi affordable kokteili poole pealt. minu jaoks kallid. Ja, aga vaese nagu... jeeniga on see üsna kallis, aga eurode poolest on see üsna okei. Ja, et kuna meil vist nagu ikkagist Eestis on enam-vähem kokteili hind kuskil siuke 12-14 eurot, siis see on kuskil üle 11 ta ei läinud, et oli kuskil 9 midagi poundi ja ütleme nii, et ta on mega hea. Ta on mingi passioniga, veits on mingid passioni järel maitset. Sul oli vist mingi... Mul oli juusu, mul oli ploomivein ja midagi, mis ta lillaks teeb. Ma ei mäleta, mis. Aga ploom on lilla. Ei, Jaapani ploomivein ei ole lilla. Päriselt, okei. Ja see on siuke nagu, siuke kuldne värv enam. Ma oleks võinud ploomiveini tellida, issand. Anyway, toiduhinnad on siin üsna kallid, kui sa tahad nagu mingit korralikumat toitu, aga samas ta näeb kõik ülihea välja. Ma ei ole kindel, kui autentne see on, aga jah. Et meil on siis siin koheselt võrdlus nagu eilse kohaga, on ju. Et meile käisime ka nagu sellises rohkem nagu Jaapani stiilis nagu restoranis ja seal me tellisime ka sushit ja me tellisime ka kokteile. Et sushi ja kokteilid olid seal nagu kordades kõrgemate hindadega, et üks kokteil maks kuskil 15 või 16 poundi. Et nagu võrreldes selle 9-ga siin ja nagu sellist efekti nagu praegu oli, et nagu me proovisime ja et sellist nagu ei olnud. Et kuigi too oli ka nagu väga heade review'de ja nagu kõigega. Et saame lihtsalt nagu toidu järele proovida ja vaadata nagu kumb siis reaalselt nagu rohkem worth on. Ja sisustus on ka siuke üsna lahe, et nagu istud niimoodi, aga sul saavad nagu jalad olla välja sirutatud, mis on nagu lahe, kuna meil Jaapanis on ka selliseid kohti. Nii et see on väga lahe, et Kaili saab sellist natuke Jaapani lähedast kogemust siin ka natuke. Just, et väga äge kontseptsioon. Kogu see nagu restorani atmosfäär. Meile tuli nüüd sööklauda. Me juba võtsime esimesed sushid muidugi ära, aga eilse kohaga ei anna võrrelda. Eile oli ka hea. Ei, ta oli hea. Ta oli lihtsalt overpriced. Ta oli overpriced, et siin see nagu, isegi mulle nagu tundub nagu kvaliteedi poolest nagu palju parem, kui oli eile. Ta oli hea eile, aga lihtsalt oligi nagu see, et see nagu kvaliteet ei anna nagu võrrelda ikkagist. Mis sul öelda on? Angerjas on täna parem kui eile. Noh, et nagu selle järgi on nagu tõesti, et ta on nagu palju parem. Et jah, saame nagu soovitada seda kohta paremini kui eilsed Notting Hilli. Ta oli hea, aga ta oli nagu... Lisaks pean mainima, et nagu need kohad, kus me nii eile kui täna sõime, need ei ole niivõrd sarnased Eesti sushi kohtadele, et sul ei ole siin põhimõtteliselt üldse noori juustu. Ja need ei ole nagu megamassiivsed, siuksed suured. Ja nagu, siin on nagu, need on küll lääne stiilis, eks ole, et Jaapanis sul väga ei ole California rulle, nagu ma vist juba olen öelnud, aga nagu need ikkagi ei ole nagu Jaapani päraselt, lääne päraselt tehtud niivõrd. Toorjuustu ei ole, mis on nagu, mulle meeldib toorjuust, aga see on nagu lähedasem sellele, mida võiks Jaapanist saada maitse poolest. Et mulle nagu isiklikult jah meeldib see nagu koht palju rohkem kui eelised. Hea, otsustasime tulla siia. Jaa, super! Tänane hommikusöök, Beebagel. Yeah. Go! Nüüd me lähme Aivisse afternoon tea'le
proovime ära, kas on tõesti nii hea, nagu kiidetakse või mitte. Kõht on täiega tühi juba. Ja on küll tegelikult. See on hea siuke mingi vahepealne snäkk sinna juurde. Kus sisse pääsen? Siin. Ja oleme Ivis. Viimane söök Inglismaal. Tegin vea. Tellisin suure Subway. Tahtsin pisikest. It's okay. Ja nüüd hakkame luputama, kuidas homme lennujaama saada, kuna meie lend on mega vara ja mega kaugel. Yay! Kaili läheb nüüd Tallinna. Ma lähen Helsingisse ja ongi meie reis läbi. Pisar. Väga magamata pisar. Kohtume detsembris jälle. Peale Londonit lendasin ma lühikeseks ajaks Helsingisse, et 24 tundi oma parima sõbrannaga veeta. Kuna olen suur rummikoogi fänn, siis ta tõi mulle Tallinnast pagaripoiste rummikooke ning muide mu õde oli ka toonud mulle rummikooke Londonisse, ehk siis mul on väga rummikoogi rohke aasta olnud. Helsingis olles ma peaaegu midagi ei filminud, kuna ma tahtsin pühendada end täielikult sõbrannale. 24 tundi Helsingis said väga ruttu läbi ja oligi juba aeg lennata tagasi Jaapanisse. Ma lendasin Japan Airlinesiga ning nagu alati nendel lennukis oli väga hea söök ja magustoiduks sai ka jäätist. Selleks korraks Euroopa reisivloogidega kõik, kuid need kindlasti ei jää selle aasta viimasteks, kuna meil on plaanis detsembris jälle Euroopasse lennata. Küll aga on plaanis jätkata Jaapani vloogidega. Seega kui on midagi, mida tahaksite näha, siis võite jätta kommentaari. Järgmise korrani!